Eesti koondise sidemängija Markus Keel, tore on sind näha jõuludeks tagasi Eestisse tulemas. Kaua siis siin saad olla? 26 hommikul tagasi. Ja siis tuled uuesti kohe Eestisse veel mõne päeva pärast? Jah, 31 tulen veel korra. Sest et vahepeal? On jõuluturniir Šveitsis. Väga hea. No ütleme nii, et Belgia kõrliga hooaeg on alanud sinu koduklubi Aalsti vastu. Aalsti jaoks väga hästi, olete hetkel tabelis suisa liidrid Maassegi ja Rooselaare ees. Ütle, kuivõrd suur üllatus sulle see hea hooaja algus enda jaoks on olnud? Üllatus. Ta on lihtsalt niisugune positiivne asi, mis on hea stardi pannud hooajale, aga kindlasti nende mängude võitude kaal pole veel midagi selles suhtes, et tähtsad mängud tulevad ja need on need mängud, kus peab võitma ja meil on lihtsalt praegu stardipakult hästi minema saanud ja saame edasi minna positiivselt siit. Kas see meeskond ongi praegu nii hea, et ta võibki võita kevadel Maassegi ja Rooselaar ikkagi kahe suure klubi ees tänu meistritiitli? Jah, selles ei tohi kindlasti kahelda mitte keegi meist, ja meil on selline päris üllatav, et me pole nagu tagumistele nii-öelda ühtegi punkti, et ka midagi ära andnud, et ilusad 3-0 võidud ja need on paljugi tulnud sellest, et on palju vahetatud ja kõik mehed on oma panuse väga edukalt andnud. Eile võitsite Maassegi siin enne jõulupausile minekut, sul juba nägu tuleb muigele, sind valiti kohtumise parimaks. Hea muidugi, et te Maassegi võitsite. Oli väga hea meel. Mul on ka väga hea meel, et te võitsite. Karli Allik, tervitame siin Eesti koondise endist kaaslast sul. Tuleme tagasi teema juurde. Võitsite mängu 3-0 ja Maasseks ikkagi tiitlikaitsja. Kuidas see mäng sul endal õnnestus? Kas see mängu parima tiitel oli ära teenitud enda nagu? Mina poleks endale andnud seda. Aga ei, võistkond mängis taas. Võistkondlikult mängis hästi ja kasutasime Maassegi nõrkused ka päris kiirelt ära, ma arvan, et nad ei mänginud kindlasti enda parimat mängu, aga me olime selle eest kohal ja väga hea, ma olen rahul. Mis Andri Aganitsaga seal teisel poole võrku toimus? Ei kuidagi see mäng üldse sujunud? Ei no, selles suhtes kõik on loogiline, et vastas on nüüd Belgiasse tagasi tulnud mees Simon van de Voorde, kes on pannud absoluutses maailma tipus ringi aastaid, et midagi häbeneda pole, aga jah, võttis seal paar plokki kinnida ja siis sai uus mees võimaluse Maassegi poole peal. Kui ma õigesti aru sain, siis Joel Banks, vastasmeeskonna peatreener, valis sind mängu parimaks. Kas pärast oli aruteluks ka, et võib-olla järgmine aasta teed Maassegi soobis kaasa? Ei olnud. Ühtegi sõnad öelnud? Ei. Kas meeskonna eesmärk on pääseda meistriliigasse uueks hooajaks? Eks Lindemanns on olnud seal 3.-4. pikalt, et see finaali koht on suure hinnaga Belgias kindlasti, kuna Belgial on 2 meistriliiga kohta, et kindlasti kõik loodavad ja selle nimel tööd tehakse, et tulemust näeme kevadel. Kas ise tunned hetkel, et sa oled nii-öelda eluvormis ja mängid elu parimat võrkpalli? Ei, kindlasti saab paremini, saab paremini veel ja lähme paremaks. Aga paremaks oled ikkagi läinud? Jah, et praegu ma räägin, et on raske viriseda, kuna hästi läheb, aga saab paremini. Sa ise oled nüüd pääsenud ka põhikoosseisu meeskonnas. Kuivõrd tähtis sulle endal on, et sa siin hooaja alguses väga palju väljakul ei käinud? Nüüd on mängutunnetus ikkagi selgelt tagasi tulnud rohkem, et vahepeal oli päris pikk istumine pingil ja siis, kui oli vaja tulla mängida, siis oli ikka suhtsuke kompamine. Praegu tunnen mugavalt ennast ja lihtsalt võistkonnal on üks käik vähem, et kui mina ei peaks vastavalt ootustele mängima, siis ei ole meil praegu vahetada. Eelmise aasta korraldus ikkagi see klubi ja see liiga on hoopis midagi teistsugust, olete sellega nõus? Ma ei oska öelda ausalt öeldes, et ma mõtlen sinu enda eelmise aasta klubiga Austrias. Jaa, on, kindlasti. Ja lõpetuseks Pärdu meeskonnal, sinu venna ja isa võistkonnal ei ole see hooaeg väga hästi kulgenud. Ees ootab pikk sõit nüüd isaga Saaremaa poole. Mis sõnadega isa seal saadad? Äkki istun rooli, et jääb magama siis. Aitäh sulle ja palju edu hooaja teises pooleks! Aitäh!